No nii, tere õhtust jalgpallisõbrad. Minu nimi on Henrik Mürk ja täna kommenteerin teile siis esiliiga kohtumist, kus vastamisi lähevad Tallinna FC Levadia, Tallinna FC Flora tiburündes, aga nüüd siin Flora oma kontrarünnakut tegemas on ja tuleb ka sööd alla ja hetkel tuleb ka peale löök, aga sinna jõuab ikkagi FC Tallinna värava. Suutis sealt keerulisest kohast löögile saada. Arhipov nüüd jälle mängivad lühikeselt üle aste, tuleb ka löögitaoline toode ja see on värav! FC Tallinn läheb seda kohtumist 1-0 juhtima ning külalismeeskond siin on näidanud esimese 10 minutiga just ju lõpetasin kiitmast neid, kuidas nad seda kohtumist on alustanud ning ei läinud nüüd FC Tallinn palliga toimetamas. Arhipov tuleb ka senderdus teise äärde, saab selle palli kätte ilusti, tuleb ka peale löök, aga selle püüab ilusti Risna. Joos mängib pika palli paremale äärele, aga seal on ilusti Tinakov vahel. Hästi ka mängijaid! Tuleb ka senderdus Floralt alla kasti ja tuleb ka peale lööke ning see on värav. Flora duubel läheb seda kohtumist siis viigistama ning väga oluline viigi värav siin. Florale nüüd tuli ja head senderdusest. Kukukorjus saab võtta ette. Lõika vapust sisse ja söödab kõrvale. Flora vahetab äärt. Tuleb paremale äärde pikendus, tuleb ka alla see pall ja väljalt siile head survet siin. Flora on avaldamas. Ei lasta väga palju keerata, aga keeramisest rääkides nüüd Nesterov sai ilusti keerata ja Ekartsile peale löögile selle suunas. Tuli täiesti korralik peale löök tegelikult. Ja tulebki sisse Kerri pall ja kas jõuab sinna keegi ja tuleb ka 2. Ei tuleb ikka 2-0 ja Flora lööb selle teise värava ära. Väga õnnelik olukord siin Florale jäi, kui siit lahtisest olukorrast õnnestus Johan Vähermägi jõua oma mängijateni. Head kaitsetööd kohe Flora näitamas on, siin on head kontraõngu. Lorenz hästi vahetab ääre nüüd. Korjus, kas saab löögile ja see on suurem ja füüsilisem on oma mängijate valikult. Praegult ilusti Kasantšuk lööb selle palli minema. Aga Ruupil lase neil kohe kontrasse minna. Arhipov laseb pall põrgata ja saab ka mööda sealt tänu sellele vastasest. Aga nüüd vasakult äärelt tõenäoliselt ise ei lähe lööma, tuleb vasakuga hoopis alla senderdus ja madal senderdus kaitsesse töötama. Hästi 1-2-ga mängivad siin Flora ja Piil lükkab nüüd Paltserile. Paltser otsib nüüd ääre suunas. Hästi petab ja saab löögile ka, aga Kasantšuk peab ikkagi tõrjuma. FC Tallinn nüüd tuleb täiesti õnnetu puterdus siit Risna poolt ja 2-2 on jälle viigiseis meil siin skoor. FC Tallinn viigistus selle kohtumise. Tallinn end sealt olukorrast välja pika palliga. Nüüd jälle sihid ettepoole. Jõuad isok julgestama! Võtad vasakule äärde. Pall alla ka ja tuleb kolmas. Kolmas värav FC Tallinnale. Ja väga kergelt see nüüd tuli. Paar pikemat ja kaugemat poole pall Tallinnal. Kolobjov vasakule äärel. Rahustab maha. Nüüd
väga ohtlik on nüüd, väga ohtlikult lõppes see olukord ja tuleb ka 4. ära. FC Tallinn lõpetab selle mängu ära ning Kirill Nesterov saab oma värava kirja ka. No, väravat siin võis õhus olla, aga ma ausalt öeldes kodumeeskond Flora duubel siin minu arust nii halvasti ei mänginud. Ja peakohtunik arvab, et mäng on läbi. Et isegi lisaminutid on siin ära tiksunud ning selle kohtumise FC Tallinn tuleb ja võtab ära Flora kodus 4-2 eduga.